Tervist! Täna sukeldume ühte tõeliselt põnevasse analüüsi. Me räägime teemast, mis puudutab Eestis absoluutselt meid kõiki, meie metsast. Kuidas leida see habras tasakaal? Kuidas metsa majanduslikult ära kasutada, et meie riik püsiks elujõuline, aga samal ajal kaitsta seda kui meie kõige asendamatut ökosüsteemi? Lähme uurime järele. Aga enne kui me numbritesse ja keerulistesse terminitesse sisse läheme, teeme ühe väikese mõttemängu. Testime teie geograafilist vaistu. Mõelge korraks, kui suur osa Eestist on teie arvates päriselt metsaga kaetud? Pakkuge 1%. Kui pakkusite, et üle poole, siis panite täppi. See toobki meid esimese väga olulise mõisteni, milleks on metsasus. See näitab, kui suur osa meie maismaast on metsaga kaetud ja Eesti puhul on see number lausa 51,5%. See pole üldse väike asi. See ongi põhjus, miks mets on meile nii geograafiliselt kui ka majanduslikult lihtsalt vältimatult oluline. Tänase ülevaate plaan on meil laias laastus selline. Esiteks vaatame metsa kui ökosüsteemi, teiseks, kuidas metsa maailmas majandatakse ja miks see vahel hävib, kolmandaks võtame luubi alla metsasektori rolli Eesti majanduses ja viimasena uurime kestlikku metsamajandust. Alustamegi kohe esimesest punktist, mets kui väärtuslik ökosüsteem, sest olgem ausad, mets on ikka palju enamat kui lihtsad puud. Mõelge metsast kui ühest hiiglaslikust ja keerulisest masinast. See ei ole mingi ootel puiduladu. See masin seob fotosünteesi kaudu süsihappegaasi, mis otseselt reguleerib meie kliimat. See hoiab käigus kohalikku veeringet, jahutab mikrokliimat, kaitseb mulda ärauhtumise ehk erosiooni eest ja muidugi, see on koduks lugamatutele looma- ja taimeliikidele. Täiesti asendamatu elupaik, eks ole. Kuid reaalsus on see, et mets on meile ka ressurss. Ja siin tulebki mängu meie teine põhimõiste, puiduvaru, ehk siis metsas kasvava puidu kogumaht. Eestis on see tohutu, umbes 453,8 miljonit kuupmeetrit. Kujutate ette seda massi. See on meeletu loodusvara, mis otseselt meie elatustaset toetab. Aga et see puit metsast meile kasulikuks materjaliks saaks, vajame me metsamajandust. Ja see pole lihtsalt puude langetamine. See on pikk protsess, mis hõlmab absoluutselt kõike alates pisikese istiku muldapanekust, selle hooldamisest aastakümnete vältel, kuni lõpuks raieküpse metsa lõikamiseni. Liigume edasi meie teise osa juurde, mis puudutab metsade hävimist ja majandamist ning vaatame, kuidas seda tehakse erinevates maailma nurkades. Globaalsest on pilt tegelikult üsna šokeeriv, siin on väga suur lõhe. Ühel pool vähem arenenud riikides näeme massilist ja jätkusuutmatut raadamist, mets lihtsalt võetakse maha, et saada kiiret tulu põllumajandusest ja see hävitab ökosüsteemi ja mulla sageli püsivalt. Samas aga Euroopas ja Põhja-Ameerikas on reeglid hoopis teised, fookuses on säästlikkus. Me ei raju kunagi rohkem puitu, kui mets jõuab samal perioodil tagasi kasvada ja asemele istutatakse alati uus mets. Aga kuidas me tarbijana teame, kust meie ostetud puit tuleb? Siin tulevadki appi globaalsed sertifikaadid nagu FSC ja BFC. Need on nagu metsa kvaliteedipassid. Kui näete seda märki, siis teate kindlalt, et see puit on saadud vastutustundlikult, hoides tasakaalu tootmise ja looduse kaitsmise vahel. Nii, jõuame kolmanda teema juurde. Metsasektori rolli Eesti majanduses. Kuidas see meie Baltiku või majandusmohtorit tepsemalt veeb? Niisiis, kui mets on majandatud ja maha võetud, võtab teatepulga üle metsatööstus. See on see osa, kus puit reaalselt väärtuseks muudetakse, ehitusmateriaalid, puitmajad, tselluloos, paber, mööbel. See on tohutu masinavärk, mis lisab tooraineve meeletut väärtust ja muudab selle käega katsutavateks toodeteks. Las ma annan teile ühe numbri, 17 000. Just nii palju inimesi on täna Eestis otseselt palgal puidutööstuses. See on üle 1000 erineva ettevõtte. Mõelge, milline mõju sellel on, eriti väljaspool suurlinnu maapiirkondades, kus see on sageli peamine leivalauale tooja ja täiesti asendamatu elatusallikas. Kui me vaatame majandusgraafikuid, on pilt väga selge. Metsa- ja puidusektori panus meie ettevõtluse hõivesse ei ole mingi lühiajaline trend. See on juba aastakümmeid püsinud stabiilselt kuskil 5-6% juures kogu ärisektorist. See on kaljukindel vundament meie majandusele. Aga asi läheb veelgi huvitavamaks. Kui me liidame juurde absoluutselt kõik kaudsed mõjud, näiteks transport, logistika ja masinate hooldus, siis metsasektori käivitatud majanduslik jalajälg on meil koguni 8% kogu riigi majandusest. Kujutate ette? Peaaegu 10% meie ühiskondlikust jääolust toetub vältimatult sellele ühele sektorile.
ja see paneb meid väga sarnasesse paati meie Põhjamaade naabritega. Soome ja Rootsi on samuti tugevalt metsastunud riigid. Nende metsasus on küll meiega võrreldes veelgi kõrgem, aga vaadake seda sektori otsest osakaalu sisemajanduse koguproduktist, see on meil kõigil hämmastavalt sarnane. Me oleme kõik osanud puidust väga võimsa majandusmootori ehitada. Lõpuks liigume 4. ja ilmselt kõige kriitilisema teema juurde. Kestlik metsamajandus ja kliimamuutused. Et meil oleks metsa ka aastakümnete pääst, peame rääkima kestlikust metsamajandusest. See on tõeline tasakaalukunst. Kuidas majandada nii, et säiliks ökoloogiline elurikkus ja sotsiaalne väärtus, aga samas teeniksime majanduslikku tulu, mida me täna vajame, ilma et me rööviksime tulevastel põlvelt nende võimalusi. Ja kliimamuutused teevad kogu selle tasakaalu leidmise muidugi kordades keerulisemaks. Metsad ühelt poolt imevad tohutult koguses süsihappegaasi atmosfäärist välja, aga teisalt, kui puud mädanevad, annavad nad seda ka tagasi. Lisaks toob kliima soojenemine metsale endale kaasa tohutuid uusi riske. Mõelge kas või üraskerünnakutele, rajudele, tormidele või tulekahjudele. Targad ja säästlikud majanduspraktikad on siin ainuks lahenduseks, et aidata metsal nende ekstreemsete oludega kohaneda, olgu selleks siis liigniiskus või hoopis ränk põud. Ja kuna me lihtsalt ei saa raiemahuga lõputult ülespoole minna, peab tööstus muutuma palju nutikamaks. Me ei saa enam piirduda vaid laudade saagimisega. Tulevik ja tegelikult juba ka olevik peitub arenenud keemilises väärindamises. Puidust, tselluloosist ja ligniinist luuakse juba praegu bioplasti, tekstiile ja biokütuseid. See on täielik mängumuutja, sest see aitab meil otseselt asendada saastavad fossiilkütuseid, tõstes samal ajal meie oma tooraine väärtust. Tõmbamegi siis tänasele ülevaatele joone alla ühe üsna provotseeriva muttega. Lõppude lõpuks on see tasakaalu leidmine peagi teie kätes. Mõelge sellele, kuidas kavatsete teie kui tuleviku otsustajad leida selle kompromissi? Kuidas hoida elus meie majandusele absoluutselt elutähtsat puidutööstust, aga samal ajal tagada, et meie vanad ja elurikkad ökosüsteemid säiliksid? See on suur väljakutse. Loodan, et tänane arutelu andis teile palju selgema pildi, mille pinnalt seda otsustada. Suur tänu, et kaasa mõtlesite!